kui rahvusvaheline õnnepäev on täna, siis kas teil on täna selline hea tunne sees või? Nagu alati. Õnnepäev. Me oleme õnnelikud, et me üksteise jaoks olemas olema. Absoluutselt, jumalast äge. Täna meil on siin vaatajaskonda, ma täpselt ei tea, aga ma tean, siin grupis haarekontroll on umbes 1000 inimest, natuke peale. Siis, et julgustada inimesi, tegelikult miks ma teen neid videosid on see, et julgustada inimesi tegutsema. Sest me loeme väga palju asju. Me käime seminaridel, me käime webinaridel, aga midagi jääb alati puudu ja Kiira võiks alustada naisterahvadele ees õigusanja. Millega sina tegelesid eelmine aasta alguses ja kuhu sa nüüd oled välja jõudnud tegelikult siis ühe aastaga tegelikult pole aastat täiski veel? Meie praegu mõttu ei olegi. Ei ole vist, jah. Ei ole. Tervist. Et kõigepealt ma sooviks ka head kevade algust kõigile. Täna oleks kevad. Ja, mis 11.47 või 37 midagi süükest. Ja, et aasta tagasi, kuna ma tegelen ilumaailmaga, siis aasta tagasi ma rentisin lauda ühes ilusalongis ja ütleme nii, et tegin seal tööd. Siis minu armas õde Dagmar hakkas siis rääkima, et tema kuulab ühte toredat noormest, et kuule ka, ajab väga huvitavat ja tarka juttu. No, okei, kuulasin. See oli kuupäevaliselt tegelikult 2. aprill. Ja siis ma räägin selle kronoloogilise jutu vist kohe ära, jah? Absoluutselt, räägin ära, see on lihtsalt nii ehe. See on nii ehe. Ja et 2. aprillil ühesõnaga ma liitusin haarekontroll grupiga ja siis me otsustasime, et iga hommikul me panime televiisori kinni, et me hakkame nüüd vaatama neid 5-minutisi klippe, mis sul oli kogu aeg, seal olid laivis. Tohutult hämmingus olin mina sellest, et nii järjepidev, nagu igal hommikul. Kuno ei saanud enam hommikuti televisiooni vaadata. Ja väiksed sõnelused. Ja siis 6. aprill tegin ma sellise otsuse, et ma hakkan nüüd oma salongi tegema. Ärkasin hommikul ülesse, võtsin põhimõtteliselt kõne salongi omanikule, kus ma lauda rentisin, et kuu aja pärast ma lähen ära. Ja siis asi läks käima. Siis ma jälgisin sinu webinari, aprillikuus veel oli. Ja 22. aprill ma tegin siis, alguses mul oli siis see plaan, et ma võtan väikese ruumi, kus me kahekesi mahume ilusti tööd tegema ja hea mõnus rahulik. Ja siis 22. aprill pärast seda webinari vaatamist tegin ma otsuse, et ma hakkan suuremaid ruume vaatama. Tänaseks mul on 115 ruutu pind ja 1. mai kolisin ma sinna sisse. Ja kõige lahedam oli see, et 28. aprillil mul seda ruumi ei olnud veel. Ja siis ma olin nagu, ma täiega kahetsesin nagu, miks ma pidin selle otsuse tegema, jumala raske on, ja, aga näed, ma sain nii palju inspiratsiooni, et 29. see ruum tuli ja 1. mai ma kolisin. Et see on see usk ja otsus ja tegelikult läks kõik, aga ikkagi see välistingimus, et seda asja ei ole, siis hakkad ikkagi nagu kahtlema enda otsuses, et ei lähe nii, aga näed, tuli täpselt see õige ruum selleks ajaks. See ongi see, et sa ei loobusest, sest sa tead, sa oled teinud resoluutse, konkreetse otsuse. Ja, ma ei saanud tagasi minna enam. Jah, täpselt. Otsus oli tehtud ju. Ja tugi oli mul muidugi ka kõrval. Eks see, iga eduka mehe taga on toetav naine ja iga eduka naise taga on toetav mees. Mulle väga meeldib see. Mõlemad pidi, jah. Absoluutselt. Ja nüüd sul on tegelikult siis ruumid olemas, sa teed... Ta on hästi salapärane, Kiira on hästi salapärane, pärast kindlasti ma küsin ta käest selle küsimus, siis ta peab sulle vastama, aga hea küll. Ja siis Kuno, nagu ma aru sain, tegelikult sa tahtsid televisiooni vaadata, aga siis naine ütles, et ei, me vaatame seda Karmo videot, ja aitäh, et Kiira, sa olid see järjepidev, ja siis mingi hetke teis plõks ära minust, tegelikult tulite vist minu meistriklassi oli või? Mina tulin, jah. Mina tulin. Kuno arvas, et mul on seda rohkem tarvis. Okei, selge. Sina tulid meistriklassi, aga kuidas Kuno siis... ma võtsin ise Kunoga ühendust, aga kuidas ma saitasin Kuno juurde, siis ma enam ei mäleta, vaata.
seminaridel käisime. ju käisime, jah. Pärnu seminar oli esimene, kus me käisime, siis mul oli, no ikka, kuna kogu aeg oled näinud inimest nagu läbi arvuti, siis minul oli ettekujutus, et sa oled selline lühike, no 2 meetrit, ei 1,5 meetrit ja 1,5 meetrit lai ka nagu ja siis, kui ma nägin, et tegemist on täiesti kõhna inimesega, siis mõtlesin nagu, vau, selline mees, noh. Et sealt oli Kuunol esimene niuke jah, touch. isegi see, kui ma mäletan, kui ma vaatasin sind nagu neid varajasemaid klippe või kui sa hakkasid üldse nagu neid oma esitlusi tegema ja see, kes sa olid juba eelmise aasta kevadel, see oli nagu sinul ka ikka tõsine areng. Vaatasid, vau, lahe. Tasus turgu. Nüüd te tunnete mind juba peaaegu aasta, ja kas on veel arengut olnud, aga tegelikult me kõik areneb igapäevaselt, vaata. Ja. Et siin ei olegi see, kas sa ei arene. Me tegelikult iga üks meist areneb mingis suunas, see suund on oluline, kus suunas me areneme. Ja siis te tulite tegelikult, nagu Kuno eelmine kunagi rääkis, et juhuslikult oli mõelnud sisemise otsus ära teinud, et oleks vaja seda tulla edasi. Eks me ütleme, kuni sügiseni me põhimõtteliselt ikkagi olime justkui jälgijad ja käisime siis jah, teatud sinu üritustel ja sügisel siis mingil hetkel ma lihtsalt tegin otsuse, et nagu nüüd võtame asja käsil, hakkame nagu liikuma. Ja järgmisel päeval helistasid sina. See oli vist juhus. See oli õnneks või kahjuks, aga see oli ülihea eelmise õhtu otsus. Sa saatsid signaali välja ja Karmo püüdis signaali kinni. Täpselt. Tegelikult me saadame... Nii need asjad ju käivad. Absoluutselt. Miks me seda just tõingi sisse, et tegelikult me kogu aeg saadame välja ka signaale. Kui me teeme oma otsuse ära, siis tegelikult see signaal levib ja õiged inimesed võtavad sinuga ise ühendust ja tegelikult on see päris äge. See on mõnus protsess. Aga Kiira ja Kuno teate nüüd olnud minuga oma sügisest saadik, siis mis oli see asi, mis tegelikult, ma küsiksin niimoodi, mis pani tegema otsust üldse? Kuno, vaata sinu sees, et sa tegid eelmine päev just otsus ära, et hakkame liikuma, aga mis oli see, mida sa tundsid, et need on need kitsast kohad, mida ma tahaks lahendada oma elus või oma ettevõttes? Pigem see on ikkagi siuke ju sisemine tunne, eks ju. Sisemine tunne, et midagi on vaja nagu muuta, eks ju. Et kindlasti on teatud, ütleme, kas sa saad päris mingi kaalutluse tulemustel seda otsust teha, vaid ikkagi pigem on siuke intuitsioon, mis ongi nagu õige, on ju. Kõhutunne. Just, et mis ongi ju ainus ja õige. Või esimene mõte või esimene tunne, on ju. Me tihtipeale eirame seda esimest asja, on ju. Kuidas teil Kiiraga oli? Ma küsingi, kas see esimene tunne oli kohe õige, et see ongi see inimene, kellega ma tahaks oma elu koos veeta, Kuno? Kusjuures minul käis esimesena klõks ära, jah. Siis, kui mina Kiirat nägin, oli juba asi paigas, et see on minu tüdruk. Otsus oli tehtud. Väga äge. Miks ma seda küsin? Kui mina oma naisega kokku sain, Jaanaga kokku sain, siis täpselt samamoodi. Esimesest hetkest oli see klõks ära käinud tegelikult. Sa ei tunnista seda võib-olla kohe endale, aga mõne aja pärast sa julged seda tunnistada endale. Aga Kiira, kas sina juba teadsid seda siis, et Kuno on sisemise otsuse ära teinud või sa said seda pärast kuidagi hiljem teada või siis, kui me Tallinnas kokku saime, kuidas teil oli see arutelu oma vahel? No minu jaoks on Kuno olnud kogu aeg tohutult otsusekindel tema oma asjades ja tegemistes, et kui ta midagi teeb, siis on tehtud, aga ega ta ei rääkinud seda niimoodi, et nüüd võiks umbes ikka sinna coach'i minna ja niimoodi, vaid oli see, et tead, kes mulle helistas. Jah, et põhimõtteliselt me lõime käed. Ja nüüd ma olin too hetk Saaremaal, vist mingi koolivaheaeg oli või midagi, et nüüd sa tuled selleks ajaks linna, me saame Karmoga kokku. Mul oli niimoodi, mida ma räägin seal, mida... Mul on kusjuures see pilt olemas, see on isegi Facebookis olemas, kus me istusime seal üleval, siis kui maailm oli enam-vähem peaaegu normaalne ja saime veel kokku saada ka kohvikus, on ju. Et tegelikult on, ja kui te nüüd olete olnud, mis on olnud väljakutse selle jaoks, et mõned küsivad ka, et mis on nagu see väljakutse, kui sa coachingusse tuled, et mis on see väljakutse, on ju?
mis on teie jaoks olnud tegelikult suurim väljakutse kohaneda või harjuda või midagi teha, vaata teistmoodi või mis see teie jaoks see väljakutse on olnud selle aja jooksul tegelikult, ütleme 5 kuu jooksul? Nii lihtne, kui see on, siis kõige suurem väljakutse on igapäevane õppimine. Seda ma algul, kui mulle seda räägiti, siis ma mõtlesin, et aga mis seal siis keerulist on? Ma olen ju ennem igapäevaraamatuid lugenud, aga see on teistmoodi. See oli algul väljakutse, sest mingi hetk ikkagi tahtsid teki üle pea tõmmata ja mõelda, et mul ei ole täna aega. Täiesti tuttav tunne Kiira, ma alustasin 2017, täpselt sama asi oli. Et see on jah minu jaoks või meie jaoks või ma räägin. Ja muidugi, et kuna me oleme muidu olnud nagu õhtu inimesed, eks ju, ja see õhtul magama ja siis ärkad hommikul hiljem, aga täna on ju vastupidi. Õhtul varem magama ja ärkad hommikul varem, et õppida, mis ongi ju tegelikult lahe. Ehk me tekitasime endale aega õppimise jaoks. Aga kui suurt rolli teie jaoks on, kui sa mõtled kas või Kiira, sina või Kuno, kui suurt rolli on senine, ütleme, et enne seda, kui sa tulid coachingusse, keskkond, millega sa olid ümbritsetud ja mis keskkonnas sa praegu viibid, kas seal on mingi vahe ja kuidas see mõjutad sind tegelikult, see keskkond? Minu keskkond on muutunud kindlasti maru rahulikuks. Olen ise muutunud hästi enesekindlaks. Mind ümbritsevad inimesed on ka muutunud, kuigi on ütlus, et me ei suuda teisi muuta, aga tegelikult, kui ma ennast olen muutnud, siis nad muutuvad ise ja kes ei suuda muuta, see lihtsalt läheb ära. Et see on nagu väga-väga kihvt, et see rahu hinges on nagu, ma ei tea, see lihtsalt ei käivita, kuigi meil on ju need 2 nublud kodus, kes on mõnusad nupud käivitamiseks, aga et isegi sellega ma tulen toime. Väga tubli, väga tubli. Ja Kuno, kuidas sinul on? Sa oled nii rahulik kindlasti. Jah, eks ma olen terve elu seda vana rahu ise olnud. Aga jah. Ütleme siis nii, et ma üle pika aja olen saanud aru, ütleme praegu siis sügisest saati, et ma nüüd teen tegelikult seda, mis mulle ikkagi nagu päriselt meeldib ka. Et me ikkagi tegelikult ju programmi tulime ja liitusime ja hästi palju uusi häid lahedaid inimesi, tuttavaid, et igati õige samm ja eks me oleme siin üksteist kiitnud ka, et me ikkagi oleme nagu praegu sellel teel, kus me oleme. Olete väga tublid, sest iga inimene, kes teeb otsuse edasi elus liikuda ja teeb regulaarselt seda, et liigub ka, sest mulle alati tuletan siin meelde see Bob Proctor ütlus, mis ma kuulsin esimest korda, oli see, et ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et edukas inimene on see, kes teab, mida tahab ja liigub iga päev arenevalt, kasvavalt selles suunas. Ja minu arust ma olen lähtunud sellest definitsioonist juba nüüd viimased aastad, 5 aastat peaaegu. Ja ma tean, et ma ise olen kasvanud kogu aeg ja tegelikult on lahe vaadata ka teid, Kiira ja Kuno, kuidas te olete kasvanud ja Kiira, nüüd on see küsimus, sa tegid omale ühe uue brändi. Mis bränd see on? Ma tahan teada. Ma tahan osta võib-olla. Brändi, jah, ma tegin brändi. Ma tootsin oma küüneõli. Et kui ma 2,5 aastat, ma kogu aeg sellega tegelesin, aga ma ei olnud nagu, kes seda minu õli ikka tahab. Ja ma tahtsin nagu sünteetika vabad täiesti, sest ma näen, mis sünteetika ehk see igasugune keemiline aine inimeste kätega nagu teeb. Ja siis ma töötlesin välja oma küüneõli, et mul on nüüd oma küüneõli, mis ma siis soovitan klientidele. Kus seda osta saab? Seda saab osta minu e-poest. Ma avasin ka oma e-poe. Sa oled tegelikult oma ikkagi äristrateegia väga hästi üles ehitanud, et oma tooted, oma e-poed on ja raha tuleb. Kuidas tunne on, Kiira? Ma küsin su käest nüüd sellise salavarase küsimuse. Kuidas tunne on, kui öösel ka raha sisse tuleb? Tunne on selline, et kui mul esimene ost tuli, ma ühel esmaspäeval avasin, teisipäeva hommikuks oli esimene ost, siis ma mingi kiljusin üle toa Kuunole seal, et vau, tuli ära, nagu siis oli nagu, mida?
et muidugi ma tegin afirmatsioone selleks, sest noh, eks ma ikka olin ju, noh, kes see minu pood ikka nagu ostma tuleb, aga täiesti suvaliselt kuskilt Kesk-Eestist. Noh, see töötab, see lihtsalt töötab, see on üliäge. Minu arust see on nagu nii lahe, et tegelikult me võime teha seda, mida me armastame ja see on nagu ülišef, kui vahepeal käib hommikul, mina ütlen ka, et sul on ka Kiira maksekeskusega kindlasti seotud see asi. Ja see hommikul mingi 8 peale 8 käib see ping. Ja ma mäletan seda esimest tunnet, siis oli ka, et jess, tuli ära, siis vaat, nojah, okei. Noh, mis summa, pole mis see summa on, aga tuli vähemalt. Ja siis sa usud, et see kasvab ja siis ta kasvabki. Tegelikult on see päris kihvt. Kui me võtaksime kokku tänase ägeda vestluse siin teiega, siis mis on see olnud, mis on coachingus olles, ütleme siis niimoodi, on muutunud teie enda sees ja välises maailmas? Võite üksteist toetada ja rääkida segamihi. Mul on väga lahe, kui te ise omavahel arutate seda teemat. Muide, ma ei teadnud, mis küsimusi ma küsin, nii et väga kihvt on. No vaimses mõttes on, noh, eks see on kõik see eluring, mis on ikkagi nagu muutunud, et suhe on meil kindlasti paremaks, enesekindlamaks läinud. Tervise poole pealt me siin teeme teistsuguseid tegevusi, otsuseid. Kuno ei rääkinudki, et ta tegelikult jättis suitsetamise maha, kui tore on teise inimesest rääkida. Mitukümmend aastat. Jälle toetav naine taustaks, on ja? Jaa. Et või tahad sa ise öelda? Mida? Noh, suitsetamisest rääkida. See oli üks igati mõistlik otsus. Nagu ikka, eks me tegelikult, kui me otsust ei tee, siis ei muutu meie elus kahjuks midagi. Et tegelikult tulebki teha nagu lihtsalt, eks me otsustame tegelikult iga päev midagi. Küsimus on see, et jah, kas see otsus on siis õige või vale või kas see on nagu sinu, ütleme, mõtetega nagu kooskõlas. Et vaimselt jah, on nagu ikkagi nagu rahu, enesekindlus, otsusekindlus, hästi palju on muutunud. Ja noh, ikkagi füüsilises maailmas ka, et mul on nüüd oma salong, tegelikult see oli mu üks unistus, küüneõli oli mu üks unistus, e-pood oli üks unistus. Noh, tegelikult on need täna kõik täitunud. Ja noh, arusaam, et kui ma ei ole ise enda tee peal ees, siis maailm on minuna. See on minu arust üliäge tunne. Ja see suuri takistus oleme ju alati ise, et suurim vaenlane, keda me peame võitma, ei ole mitte keegi teine peale meie enda. Nii et Kiira, sa oled teinud ikka väga suure sellise võidu iseenda üle vaata. Ja lahe ongi see, et kui seda ei analüüsi, siis ei saagi aru, kes meie elu võib muuta. Et noh, kui me poleks täna siin, siis ma ei tea, kas ma oleks seda analüüsi teinud, et kuidas siis see elu on nagu muutunud, et tegelikult nagu sulle ka suured tänud, et sa oled seda vedanud, seda käru, kus peal need täiskasvanud seal siis on. Et see julgus ja järjepidevus ja noh, mõtlen, seda on kõigil vaja. Aga mis oleks, sina vaata Kiira tegelikult päris julged otsused, sa tulid haarakontrolli, sa tegid kohe otsused, sa tahad oma salongi, siis sa tegid peale webinari tegid otsuse tegelikult, et ma tahan suuremat salongi, siis järgmine samm oli, jälgisite, käisite seminaridel, siis tegite otsuse tulla coaching usse, siis sa tegid otsuse teha e-pood, oma õlitoode või see küüneõli, siis te olete päris kiired otsustajad ja mul on nagu selle üle hea meel. Mis oleks teie nagu nõuanne kõigile inimestele, kes kuulavad, vaatavad ükskõik mis ajahetkel seda sama saadet, seda sama vestlust meie vahel. Mis oleks teie nõuanne sellised paar nagu bullet pointi või sellist nagu head asja, nagu mida kaasa võtta, et mis aitaks nagu inimest, mis võiksid inimesed teha, kes nagu justkui tahavad paremat elu, justkui nagu, samas on justkui on okei, aga siiski nagu midagi sees kripeldab. Nojah, et seal ongi, et kui ikkagi sa tunned, et sa oled rahul olematu, siis on vaja liikuda kuskile poole. Et siis tegelikult elu vajab muutust. See võib olla ebamugav, aga see viib kindlasti sinna, kuhu nagu süda kutsub. Et mul on nii mõnigi, keda ma olen haarakontrolli kutsunud, on palgatöölt ära tulnud. Et ka kogu aeg nagu kripeldab sees, et tahaks, ei taha, vaata sissetulek, väljaminek,
kõik niuka ja siis lõpuks tuleb see otsus, et see mõjub jah, selles mõttes äge. Toimib. Ja Kuno, mis sina ütleksid nendele inimestele, kes tahavad, on okei, mugav on ka nagu olla, oravel päris seal samas sügavus ei ole, et tegelikult saab hakkama ju. Siiamaale ju olemegi saanud, on ju. Küsimus on kuidas. Täpselt. Aga jah, ei, ma soovitan ikka tegelikult seda kõhutunnet jälgida. Et enamus inimesi tegelikult seda ei usalda ja seda ei tee, aga see kõhutunne on minu elus üks tähtsamaid asju argipäeva toimetustes ja keda ma siis usaldan, eks ju, või mida ma usaldan. Ja siis kindlasti, mis on vaja teha otsuse jaoks, on vaja tulla välja mugavustsoonist. Ehk kui sa mugavustsoonist tuled välja, siis sealt alles hakkab elu. Võib ka nii öelda. Nõus. Ja kui sa juba mugavustsoonist tuled välja, siis sa oled võimeline ka õigeid otsuseid tegema. Ehk otsustama ja hakata liikuma. Ja kui sa liigud, siis kindlasti sa liigud oma intuitsiooni ajendil ülespoole, mitte allpoole. Ja ma lisaks veel võib-olla siia seda, et kui sees on nagu otsus tehtud ja sa küsid sõbranna käest, et mis sina arvad ja sealt ei tule midagi head, siis vali järgmine inimene. Sest mul oli töö juures üks näide, kuidas ta muutis oma valdkonda ja ütles, et aga mitte ükski sõbranna ei soovitanud mulle siia tulla, nagu seda ala vahetama. Et ma ei tea, kas mul ikka läheb hästi ja blablabla, hakkas seal niimoodi kahtlema. Ja siis ma tõin ta niimoodi rahulikult istuma ja rääkisin ja siis ta sai aru, et tema ise teebki oma otsuseid, et sõbrannad ei otsustagi tegelikult. Just. Tegelikult on see nii oluline aspekt, et kui sa lähed küsima inimese käest, kes ise ei ole väga palju elus korda saatnud küsima ja sina tahad saata tõesti kogu südamest ja lähed tema käest nõu küsima, ta ei oska sulle seda anda. Et alati otsige häid inimesi enda ümber, otsige neid inimesi, kes on ära teinud selle, mis teie tahate teha ja hakake liikuma, sest igasugune liikumine on parem kui paigal seis. See on see, kas kasvad või kahaned, on ju? Ja, me nii õpime tee peal olles. Kiira, kas oleksid kõik oskad ette näha, kuidas kõik asjad juhtuvad? Ei oleks. Kuno, kas oleksid osanud ette näha, kuidas sinu ettevõte kasvab? Sa teadsid, mida sa tahad, aga tegelikult sa ei teadnud neid samme, kus need inimesed tulevad, kus need kliendid tulevad, mitte midagi sa ei teadnud. Aga nad on kõik olemas sul. Nii et aitäh, et te võtsite selle aja keset laupäeva siin, jagada oma lugu natukene, ärgitada inimese tegevusse ja veel kord suur aitäh teile. Ja kõik, kes on täna kuulanud, keda on kõnetanud need treeningud, keda on kõnetanud need seminarid, kasutage minu online kalendrit, kasutage minu telefoninumbrit, Messengeri, liikuge tegevusse. Ja kui sa liigud tegevusse, uksed avanevad, nii et aitäh teile veel kord. Aitäh, Tarmo. Aitäh. Ja kuulame näeme jälle. Ciao. Ciao.